Mul on hea meel lavale kutsuda meie viimane esineja, kes on Neeme Külm. Ta on minu väga hea sõber. Ralf palus öelda, et tema sõber ka. Installatsioonikunstnik, kes on teinud meie jaoks väga huvitavaid asju. Minu purjetamiskaaslane, EKKM-i asutajaliige. Ja me aeg-ajalt kahtlustame, et ta on ka arhitekt. Palun, Neeme. Tere õhtust. Ma ei saa väita, et ma ei ole närvis. Mul pole ammunud sellist kogemus, kus minu korduv ei on jälle jaaks muutunud. Ja asja teeb tragikoomilisemaks selle, et selle olukorra olen ma ise esile kutsunud selle installatsiooniga, mille ma lõin selle lava. Et see asi ongi see, mis ta on, et see on üks ruumitöö, kus ma sain väita, et kuidas ta välja paistab, ongi see, mis ta on. Ja nüüd ma ise praen selles samas ruumis. Oleks ma teadnud, oleks ma seda saanud ära hoida. Kui Ralf ja Maarja mulle rääkisid sellest mõttest, et nad tahavad rääkida ruumist, otse loomulikult ma noogutasin kaasa, et mõnus teema, et muidugi rääkige ja tehke. Mulle õudselt meeldivad lood. Ja ma mõtlesin, et ma ei näita oma töid, et see tundub kuidagi natukene isiklik ja turvaline, et ma saan nagu plõksida ja pilte ja siis nagu mitte midagi öelda. Ja siis ma mõtlesin, ma jutustan mingisuguse ruumi loo, mis mul nagu esimesena pähe tuleb, et mis mind võiks käivitada kuidagi kunstnikuna või mis mulle korda läheb. Ja mul tuli pähe üks lugu, mis on 3000 aastat kuskil vana. Ja see räägib totaalsest minu jaoks. See kõik, mis ma räägin, ongi ainult nagu minu peas olev selline jutustus. Et see räägib minu jaoks ühest tühjast ruumist, et mind paelub see mõte, et kas see ruum saab olla, kas selline tühi ruum saab üldse olemas olla ilma inimesteta. Et mul tekkis selline suur nagu pähe selline filmilik kaader sellest loost, niimoodi suur meri, kus suures plaanis on nii, et kus vett kallab sulle kaela nii ülevalt kui alt, et täielik totaalne pesumasin. Ja kui zoomida selles mõttes nagu detailsemaks, siis me avastame keset seda tühjust või seda vetevälja ühe tüübi, kes on sulgenud ennast sellist puidust ise tehtud boksi, mis on selline keskmine tankeri suurus. Ja ta ei tea, mis väljas toimub. Ta on sulgenud ennast sinna boksi vähemalt pärast selgus 150 päevaks. Ja asja teeb koomiliseks fakt, et ta oli sulgenud ennast sinna koos kõigi maal olevate pudulojustega. Peale täieliku mitte teadmise, mis toimub väljaspool, siis lõpuks, kui see boks puudutab mingit pinda, millel võiks olla nagu nimi mingi maapind, ei tea, kas see, mida ta esimene asi, kui sealt välja vaadates näeb, on see,
mida ta tunneb või mida ta ette kujutab. Mulle õudselt meeldib see mõte just selles hetkes, selles loos, et see on see täiuslikult tühja ruumi tunne, ta võiks sama hästi käia käte peal ja pea alaspidi. Ja kõik oleks sama loomulik. Ja see koht, kuhu see boks maandus, see ujuv boks, see ongi see koht, see ei ole midagi muud, ta ei ole see, et sa ei saa hakata vaidlema, võib-olla läheks nagu teise koha peale või natukene ulbiks ringi, et see ongi see. Mulle nagu meeldib see kohalolu tunne. Mis mulle endal, kahjuks ma ei saa oma spikrit kasutada, ma lihtsalt ei näe seda, et ma pean seda juttu nagu meenutama, sest tekivad sellised pausid, et mis mulle endal ruumis meeldib, on mingisugune neutraalsus, mingisugune esimene idee, see oleks kui mingi noot, mis hakkab kõlama, kui sa sisened ja sinna peale skeletile tekivad lihased. Et see on ka teiste tööde puhul, et see on ära tuntav, kui sa sisened ruumi, et kas see hakkab tööle või mitte. Ja ma saan väita, vähem ma usun, et ma saan väita, et sellist tühja ruumi tunneb, kui seda üldse saab esineb kõige rohkem muusikas või kunstis. Mul tundub, et arhitektuuri, võib-olla ma teen liiga, aga mul tundub, et arhitektuuri ei saa teha arhitektuuri pärast. Et antud juhul, kui sa teed arhitektuuri iseendale, siis see muutub kunstiks ja ma ei nimetaks seda enam arhitektuuriks, vaid millekski muuks. Ma tahtsin rääkida sellest mäest ka kiiresti, et kuna ma teadsin, et ma pean hästi kiiresti tegema, tundsin ma rahuldust. Ja ka selle mäega on see, et sinna peale legend räägib, et sinna jäigi see boks pidama koos selle kogu selle sees oleva, ütleme, loodusega. Ja praegu see on hea näide selles, et selline koht, mis algselt oli algselt olid nagu esimene tühi ruum, mis üle tüki aja jälle oli nähtavale ilmunud, on muutunud üheks emotsioonide, poliitika, majanduslikkude ihade tallermaaks. Ta on kui Armeenia pronkssõdur türklaste käes. Et kui see saaks, siis seal toimuks nii vägagi palju ja kohe. Et ma ei tahakski väga pikemalt rääkida ja jah. Ma väga tahaks ise küsida, aga ma pean tegelikult küsima ennem, et kas äkki publiku seas on tekkinud küsimusi? Te olete viisakad, ma saan aru. Ma tahtsin küsida seda, et sa oled teinud nagu hästi palju ju arhitektide koostööd, näiteks meiega oled teinud koostööd ja nagu väga mitmes vormis, et on olnud nii, et sina oled olnud nagu meile tellija, meie oleme sulle tellija, me oleme koos olnud nii, et meie tellija on näiteks keegi kolmas kunstnik üldsegi ja ma arvan, et neid kombinatsioone on nagu veel. Tahaks tegelikult teada seda kogu selle asja juures, et sa natuke rääkisid seda ka siin
ettekandes, aga ikkagi, et noh, et juhul, kui sa seda nagu oled avastanud, aga et mis juhtudel sa oled avastanud, et nagu kuskilt läheb nagu arhitektuuril nagu piir, et sealt ei saa nagu üle tulla, et arhitektiga suhtlemises, näiteks meiega, et me ei tule nagu mingist piirist üle suga enam kaasa, et sa tunned, et nagu noh, me nagu ei ulatu sinna maani. Kas kunstil on kõvasti rohkem vabadust kui arhitektuuris? Või arhitektuuril rohkem piire? No, kindlasti on rohkem piire, aga või ei ole? Mul tundub, et kunst või teistpidi arhitektid on pahatihti väga enesekindlad. Ja otse loomulikult on arhitektuuris ka piirid. Aga meie vaidlused ka omavahel on käinud, on ikkagi mitte sealt, see liin ei jookse läbi inimeste vahel, see jookseb läbi selles, millesse sa usud. Et kergem on uskuda, kui ühiskond kuidagi aktsepteerib sind esimesest sõnast. Et mulle tundub, et kunstnikuna ma pean nagu mitu sõna rääkima, et ma ei tea, kas see on vastus. Ma arvan küll, et noh, mulle kohati tundub muidugi vastupidi, aga noh, et see pole vastus, etki. Aga palun, publik. Kui keegi midagi küsida tahab, siis tõuske püsti ja vehkige väga kõvasti, sest mitte midagi ei ole näha. No, siis me täname sind, et sa said aega tulla. Aitäh. Ma ei tea, kuidas see lõpetamisprotseduur siin ette näeb. Me unustasime ära, et lõpp välja mõelda, jah? Me inspireerime siin või improviseerime niimoodi. Improviseerime. Et tegelikult ma kasutan seda võimalust, et ma küsin teilt nagu niimoodi. Et algatuseks, et kuidas siis oli, et selle mittepärisega, et kui palju seda mittepärist arhitektuuri on tegelikult sarnane selle päris arhitektuuriga? Noh, kes integreerib? Ilmselt liiga keeruline küsimus õhtusele. Nii ei saa küsida. Küsida saab kõike. Jah, aga noh, ma tahaks sellega seda vastust alustada selle küsimusele nii, et siinkohal sõnastaksin selle küsimuse ümber. Aga see on väga hea poliitiline trikk seda. Ennast tundes, aga ma nagu tänase õhtu jooksul nagu kuulnud nagu nii palju põnevat infot, et mul lihtsalt põhimõtteliselt mul tundub, et ma ei ole nagu ise enam võimeline seda küsimust nagu ümber sõnastama. Et kui see kõlbab vastuseks. Ja see kõlbab väga hästi vastuseks, et tegelikult just täna me nägime siin väga palju erinevaid aspekte, erinevaid ruume. Aitäh teile selle väga inspireeriva ja sisuka välgu eest. Aitäh kutsumast. Aitäh. Ja siin on teile siis natukene arhitektuurikeskuse mitteruumi raamatuid. Nii, ja tänase õhtu lõpetuseks tahaksin kindlasti tänada kõiki teisi, kes sellele toredale sündmusele kaasa on aidanud. Kõigepealt Ilmavana, kes on tõsiselt helde olnud meie vastu. Kultuurkapitali, kelle tänu me siin oleme, ja ka Florin, kes on meid toetanud. Ja meie võõrustajaid loomulikult EKKM-i. Peale sündmust jätkub siin, baar on lahti, mõnusalt saate kõik küsimused, mis jäid küsimata, saate maha küsida. Mina igatahes täheldasin seda sind, et kõik, mida sa teed, kasutatakse sinu vastu, nagu me kuulsime siin. Aga igatahes ma loodan, et me hoiame seda tarkuse terasid siin endaga võtame kaasa ja ilusat õhtut teile.